Kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tants, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Tänases saates me räägime millestki, mille osas, ma arvan, ükski naine ei ole absoluutselt tuim. Me räägime naha tervisest ja räägime sellest palju sügavamalt kui lihtsalt see, mis tooteid kasutada, milliseid protseduure oma nahale teha. Me läheme nahabarjääri sügavamalt sisse, me räägime soolastiku mikrobiomist, naha mikrobiomist, nii et saade tuleb väga põnev ja ma soovin sulle mõnusat kuulamist. Minu tänaseks saatekülaliseks on armas Kaia Kardma. Kaia on holistiline nahaspetsialist, kes on siis juba üle 17 aasta tegelikult ilumaailmas olnud, aga siis just viimastel aastatel süvenenud nendesse sügavamatesse tasanditesse, mis mulle väga meeldivad, mis lähevad minu teemadega väga hästi kokku, ehk siis teemadesse, mis lähevad naha kreemitamisest ja protseduuridest sügavamale, mitte et need ei oleks olulised, aga vaatavad seda, mis on see teine täpselt sama oluline osa. Nii et tere Kaia, mul on väga hea meel, et sa oled siin. Tere Helle, ma olen ülitänulik selle võimaluse eest jagada seda, kuidas tegelikult naisena on võimalik ennast oma nahas nii palju paremini tunda, et kui lihtsalt siis nii-öelda nende hommikuste ja õhtuste ja aeg-ajalt kabinetis käimiste protseduuridega saavutada on võimalik. Kas midagi on sinu loost, et kuidas sa siis jõudsid, ma ütlen 17 aastat on päris pikk aeg, et kuidas sa jõudsid siis nendesse nii-öelda sügavamatesse kihtidesse, et hakkasid siis aru saama, et võib-olla need tooted ja need protseduurid ei ole päris ainult see, mida naine vajab? No, tegelikult on see iseenda arengutee järjest sügavamale, järjest kaugemale või mõni võib öelda vastupidi järjest kõrgemale on ju, nii-öelda redelit mööda üles. See on olnud täpselt samamoodi mitmekihiline, kui täna ma näen seda naise sellist visuaalse tervise poolt. Et kõige võib-olla selline sügavamalt võib-olla emotsionaalne pool on tegelikult seotud minu enda lastega. Ehk siis kui 23 olin ja esimene poeg sündis, siis tegelikult saatis teda sünnist saadik hästi tugevad toidutalumatused, atoopiline dermatiid, sellised nahaprobleemid, mida ma täna tegelikult vaatan juba hoopis teistsuguses vaates. Aga tollel hetkel, olles ise siis vastsünnitanud emana sellises hormoonide tulvas, sünnitusjärgses sellises emotsionaalses ülekoormuses, siis see tundus tohutult segadust tekitav nii-öelda pool. See viis mind mõnes mõttes justkui nagu sellisele tervislikumale teele. Ehk siis ma sain aru, et okei, toiduteemad on olulised, atoopiline dermatiit, nii kui sa lähed ka kuskile arsti juurde, tegelikult räägitakse hästi palju, et seal on ikkagi allergiat, et talumatuse foonid all, tuleb hakata katsetama. Need olid nagu sellised esimesed signaalid. Aga jäin ju lastega koju ja tegelikult otsisin siis enda jaoks mõnes mõttes sellist väljundit, et mida ma võiksin siis teha, kui ma mõtlen, et ma ei taha sellisesse korporatiivsesse karjääri tagasi minna. Sest mulle tundus enda jaoks nagu konflikt, et ma jäin koju, ma töötasin enne seda pangas, olin internetimüügiosakonna juht, et majandusalarse haridusega ja nii edasi, et selline karjäär tundus nagu üsna selline ka nagu valik, mida teha nagu sellisel tasandil ka. Aga ma tundsin, et minu enda sellise eluvaatega, selline lapsed, pere versus siis hommikust õhtuni nädalavahetused olla kuskil komandeeringutes mööda Eestit või Baltikumi ära, tundus natukene nagu selline errori koht. Ehk siis ma tegelikult jõudsin ilumaailma ise hakates tegelema toodete müügiga. Nii-öelda. Ja sealt tekkis see uudishimu, et kuidas ma saaksin kõige paremaid tooteid osata üldse valida, mida nahk vajab. Eks ju, et jõudsin tegelikult kosmeetikuks õppimise juurde. Ja seal läksid hoopis teistsugune nagu lugu hakkas lahti rullima ennast. Eks ma avastasin, et see vahetu suhtlus naistega, meestega, inimestega, see on see, mis laadis mind nii tugevalt emotsionaalselt. Ja väga suure kirega tegin seda väga palju aastaid, süvenesin erinevatesse teemadesse ja täiendkoolitused ja selline eneseareng ja kabineti praktiline töö. Ma tegelikult hakkasin kogema seda, et varem või hiljem me jõuame tulemustest mingi platoo peale.
ma saan nagu mingi tulemuse kätte, klient on korraks õnnelik, me kohtume 1 või 2 pärast uuesti ja ta on täpselt sama pettunud kui enne. Et mida me nagu valesti teeme? Mis on puudu? Vaata sealt hakkas nagu see mõte nagu järjest rohkem liikuma. Seal peab olema veel midagi, mida tegelikult ütleme siis nagu sellise kosmeetiku väljaõppes tegelikult ei kaetud või kaeti seda nagu nii laialt, et noh, söö tervislikult, on ju. No mis see tähendab? Mida see üldse tähendab? Enamus inimesi täna arvavad, et nad söövad tervislikult, sellepärast nad võrdlevad ennast enda kõrval oleva inimesega, töökaaslasega, sõprade tuttavatega, on ju, kas munulaual on Coca-Cola või ei ole, on ju. Et noh, ei ole, ma võtsin nagu mahla, see on parem. Noh, juba see tundub nagu tervislikum endale, on ju. Aga noh, keha nagu normaalse, optimaalse toimimise seisukohast sa võid olla väga kaugel. Et noh, ehk siis sellist ütleme seda laia tervisliku toitumise fooni, see tegelikult nahaspetsiifiliselt on ikkagi nagu oluliselt nagu rohkem peenhäälestamist. Sa Helle tead seda ilmselt ise ka, et kui palju erinevaid nagu olukordasid naiste kehas võib olla ja kuivõrd detailselt sellesse tuleb tegelikult minna. Ja see, mis reegel, mis kehtib ühele, no ei kehti absoluutselt teisele. Et võib-olla kõige suurem selline murdepunkt tegelikult, kus ma siis pead ja jalgu ja hinge ja südant ja noh kõike, mis mu sees on iga rakuga, nagu kuhu ma jõudsin ka sügavustesse. Tegelikult ma arvan, et see oli siin ütleme kuskil 2,5 aastat tagasi. Ja tegelikult see sai ikka alguse sellest, et ma avastasin iseenda peal, et tegelikult see lihtsalt nagu justkui tervislik ja mahetoidu armastamine ja kõik muu selline, mida ma juba olin teinud, sest mu lapsed olid allergikute taustaga, ma selle töö olin juba ära teinud, oma kodu korrastamised ja kõik, siis tegelikult oli veel mingi kiht, nagu niiviisi, mis oli enda jaoks avastamata, ehk siis hakkasingi tegelema sellise, kuidas öelda, kõigepealt kaardistasin iseennast ära nagu nii-öelda erinevate testide asjadega, et mis seis mu kehas üldse on, mis see biokeemia taust on. Ja siis ma sain aru, et tegelikult need samad probleemid, need samad taipamised, kuhu mina jõudsin, mu kliendid vajavad seda ka. Ja sealt hakkas see tee, kus ma läksin siis sellesse dermatoloogilisse nii-öelda toitumisse ehk siis nutridermatoloogiasse ja täna siis õpin samamoodi funktsionaalset meditsiini. Et noh, lihtsalt need lood, mis minuni jõuavad läbi nende vestluste, mida ma naistega teen, kes oma naha pärast täna on mures, need on lihtsalt nii sügavad ja iga kord ma saan aru, et okei, siin on veel üks kiht, mida ma pean nüüd minema pärast lugema, avastama enda jaoks nagu kuhugi nagu, see rabbit hole öeldakse selle kohta inglise keeles on ja arvas, et sa lähed nagu sinna eesti keeles võib-olla musta muti auku ja tuled sealt välja, sa tead, mis tunne see on, Helle, on ju? Väga hästi tean, ma isegi mõtlen nagu, et kuna mul on ka ju funktsionaalse meditsiini koolis on ka eraldi on ju, noh, just läbi siin, noh, mõtlesin, et vaatan need asjad ära sealt, et mis seal siis on, mis nad seal räägivad just nahatervise ja siis muu nagu kehaseisundi vaates ja siis mõtlesin, et issand jumal, see on nagu omaette lihtsalt selline maailm, mis vajabki nagu, noh, vajabki sinusuguseid inimesi, kes tegelikult on otsustanud minna nendest teemadest niivõrd süvitsi, et see tõesti on täpselt selline, et kui sa hakkad kaevama, siis sa kaevad ja kaevad, aga mitte nagu, noh, mitte hirmutavalt kuulaja vaates, et nemad ei pea ju kaevama, on ju, et oluline on, et see info on sulle ikkagi söödavaks tehtud, keegi, kes on ju, on sinna sisse kaevunud, suudab sind nagu selles osas toetada ja et sa ise nagu lihtsalt oled hästi uudishimulik selles osas, et iseenda keha osas, iseenda naha osas, on ju, nende märkide osas, et täna ma arvan, et me jõuame päris palju rääkida sellest, et just, et mida üldse tähele panna siis või et mis on need asjad, kust üldse seda uudishimulikku nii-öelda jänesurgu nii-öelda kaevama hakata, on ju. Et väga lahe, eks lõpuks on kõigil meil see oma lugu vist, mis viib nende teemadeni, et seal ei ole midagi muud. Ma tegelikult hiljem võib-olla tahaks korra sinna atoopilise dermatiidi juurde tagasi tulla, sest see on lihtsalt teema, mis ka väga paljusid lapsevanemaid on ju tegelikult väga vaevab ja muret tekitab. Aga lähme võib-olla algusest natukene nagu sellise suure pildi vaates alustame natukene algusest, et kui me üldse räägime nahatervisest, siis mis nüüd sa oled nii pikalt ikkagist ise seda maailma avastanud ja nii paljude klientidega kokku puutunud, et mida inimesed sinu kogemusel siis kõige sagedamini alahindavad või kuidagi valesti mõistavad, mis puudutab nahka? Mul on väga hea kogemus selle koha pealt, et kui vähe vahest pööratakse tähelepanu kõige lihtsamatele asjadele ja keskendutakse juba kuskile järgmistele võib-olla nagu keerulisematele sammudele
kuigi tegelikult ei ole nagu selline vundament baasvajadused naha seisukohast või kehavajadusest üldsegi mitte täidetud. Et kui ma mõtlen seda naharutiini kontekstis, siis hea näide on kõige lihtsam hommikune ja õhtune näopuhastus. On ju, et kõige lihtsam samm, mida sa saad tegelikult oma naha jaoks teha, et ühelt poolt puhastada teda seda ära nii-öelda kõigest sellest tahaks öelda nii väga toksilisest, mis meid ümbritseb, enamus elavad ikkagi linnakeskkonnas, pidevalt on õhus, noh, mida iganes on ja räägitakse siin, et keelame diiselautod ära, sest nad on nii mürgised, on ju, nanoosakesed on meil kogu aeg õhus ja kus need nanoosakesed sul maanduvad, on ju, ikka naha peal ka ju. Nägu on absoluutselt kõigega kogu aeg nagu kokkupuutes, et miks näo peal sageli ka mingid nahateemad hästi paljudel välja tulevad. Ta ongi kogu aeg absoluutselt kõigega nii tugevas kokkupuutes, et võib-olla suurem, võib-olla selline, tahaks öelda nagu see natuke nagu apsaka moodi, aga noh, ma ei taha nagu öelda kellegi, et sa teed nii valesti, vaid pigem tahaks näidata võimalusi, et mis siis oleks, kui sa prooviksid nagu kuu aega iga hommik ja õhtu päriselt sellise õrna näopuhastajaga nägu pesta ja teha seda rahulikult mudides, nagu nii-öelda, et mitte nii-öelda kiirustades, et ma viskan midagi peale, vesi peale, kiire rätiga üle, et mul ema alati naeris, et ma olen 2 vennaga üles kasvanud, et vahest võib nagu korralik pühkimine olla nagu efektiivsem kui kehva pesemine, on ju, viidates sellele, kuidas õuest tulles käsi pesti, on ju, ja rätik pärast kõik üleni must oli. Et noh, tegelikult näopuhastuselgi näiteks lihtsalt veest ei piisa tegelikult. Miks? Sellepärast, et meie nahk on põhimõtteliselt nagu selline puhastusorgan. Tegelikult on sekundaarne puhastusorgan, et kui kõik muud puhastussüsteemid jäävad hätta, siis tegelikult nahk võtab selle üle ja kust see mustus meile nii-öelda naha pinnale jõuab, lisaks sellele väljaspoolt, ta tegelikult jõuab ka booride kaudu rasuse jäägina või rasuseguse jäägina. Aga võtta seda rasusegust jääki ei ole võimalik veega maha pesta. Lihtne näide, et kui sa peale õhtusööki lähed taldrikut pesema ja sa loputad selle kraani all ainult nagu veega, sa ei saa seda ju puhtaks. Tegelikult puhtaks saad ikkagi siis, kui sa võtad ikkagi mingisuguse pesuainekese ka appi. Noh, võib-olla see on hästi lihtne näide. Või teine näide jällegi, miks see puhastuse roll on ja oluline on, mida hästi võib-olla kergesti mõistetakse, on juuste pesemine. Et kui sa mõtled, et noh, juuksed on ebameeldivad natukene, noh, nagu küll igaüks teab täpselt seda tunnet, on ju, kui natukene sellist ebameeldivaks on muutunud, et tahaks pesta. Kui sa lähed duši alla, siis sa tegelikult ei alusta sellest, et sa teed need juuksed märjaks ja siis paned palsami pähe. Eks ju? Noh, jälle see on sarnane näide tegelikult, aga roll on siin samamoodi, kus tegelikult see mustus, mida me tajume mustusena, see tegelikult on nii mitmekihiline, et ta vajab nagu mitut moodi nii-öelda lähenemist, mitte ainult veega. Et vesi kõlab küll hästi õrnalt, aga võib-olla see on lihtsalt hea näide, kuidas tegelikult nagu nii lihtsast asjast nagu näopuhastusest võib nagu nii sügavuti, noh, kuidas öelda, nagu nii mitme aspekti alt mõelda ja kuidas sellega on võimalik oma rutiini lihtsamaks teha. Või noh, nagu toimivamaks. Sest mis saab pärast puhastust on see, et järgmised näohoolduse sammud ju lähevad selle puhta kanvase peale. Mitte enam sellisesse kaootilisse keskkond, vaatame, mida me siis kätte saame või mida me ei saa. Et see nii-öelda ütleme selline tõrksus on nagu leevendatud kohe, ta on vastuvõtlik ja mõnusam. Ta on lihtne näide, nagu mõttekäikude näide nii-öelda. Sellist A ja O selgitamist on hästi-hästi palju. Aga noh, mida inimesed teevad, täna on sotsiaalmeedia on täiesti hullumeelne. Tegelikult. See on täiesti hullumeelne ja just nimelt selle koha pealt, et kui palju on erinevaid nahahooldusssoovitusi ja enamasti minnakse hästi spetsiifiliseks, kohe hästi vinged toimeained, hästi intensiivsemad sellised protseduurid, mingid asjad, et noh, et kodukasutuseski tegelikult kõik asjad on nagu täna ju nii kättesaadavad. Mine telli endale ükskõik mida. Saad teada, et aseleinap on hea, super, retinol on hea, super on ju. Ilmselt mida kangem on, seda parem on, eks ju. Noh, sest noh, paljud asjad puhul on niimoodi, mida kõrgem protsent, seda kvaliteetsem, eks ju. Aga kui palju liiga endale sellega tehakse. Et vahest selle hea tunde nagu tagasisaamiseks on nagu juurde tagasi minemine nagu see esimene samm. Ja siin on ju, ma eeldan, ka mitte ainult nagu toodete ja selles mõttes nagu baasasjade tegemine, vaid üleüldiselt ka nagu, noh, sa ise ütlesid ka ennem on ju, et sa teed nagu ka elustiilis toitumises teed mingid muutused ära, et tegelikult sa jõuad ju palju paremasse kohta, lihtsalt kui sul on see baas täidetud, et siis on juba see samm, et kui kellelgi on tõesti mingi probleem, et siis tuleb minna nagu, noh, et see platoo võib ette tulla, on ju. Ma lihtsalt ise mõtlen, et mul on nagu just selline lugu, et mul on tegelikult nagu naha tervis on pidevalt terve elu nagu pigem hea, ma olen nii vähe oma nahal üldse mingeid asju
peale pannud ja see tähendab ka seda, et kuna ta on hea olnud, siis ma ei ole teda pesnud korralikult. Ja siis, kui ma mingi hetk nagu ka samamoodi on ju jõudes kõikidesse nende tervise teemadesse saades aru, kuidas keha detoksib ja kus need mürgid ja nii edasi, siis oi kurja on ju, et neid inimesi võib olla päris palju, kellel nii, et mul pole häda midagi, siis ma ei tee midagi, aga mis sellistel inimestel, kellel ei ole probleeme? Mida sa nendele tahad öelda, et miks ikkagist need baasasjad võib-olla ka nahahoolduses on olulised, näiteks ka kreemitamine on ju, et kui ei ole tegelikult nagu kuiv nahk või nagu ei ole konkreetselt mingeid probleeme, miks nemad võib-olla peaksid nagu siin korra mõtlema sellele rutiinile ikkagist? Eks siin on jälle see koht, et sõltub natukene see, kuidas öelda, selline see mingite valupunktide tekkimine või nende võimalik tekkimine, mis see valu võib olla, mis tulema hakkab. Sõltub natukene nahatüübist ka, et erinevatel nahatüüpidel on natukene erinevad nagu murekohad. Ja need tegemata jätmised siis nagu võimendavad neid lihtsalt. Et Helle, sinu puhul ma võin eeldada kohe seda, et kui sa ütled, et tegelikult sul on suht hea nahk olnud ja pole väga pidanud midagi tegema, et ilmselt sul on natuke kombineeritud nahk. See on üldiselt selline kõige mugavam, milles elada mõnes mõttes, sellepärast, et ta ei ole väga otseselt, ei teki väga nagu sellist punnikeste fooni, on ju, ja samas nagu sellist kuivus ebamugavust ka ei tule. Ehk siis sa saadki justkui nagu ära unustada, et mis temaga nagu on. Küll aga, ütleme, mulle, kuidas öelda, vahest nagu mulle tundub niimoodi, et see, kellel on see, nagu see nahatüüp antud nagu justkui selline andestavam, et siis vahest on seal hoopis mingid teised asjad, mis tegelikult niimoodi välja ei paista, aga tegelikult on seal mingid teised teemad, millega see inimene peab tegelikult tegelema. See on hästi-hästi huvitav, kuidas meile antakse erinevad väljakutsed elus. Et aga nahahoolduse seisukohast ma lihtsalt usun tegelikult väga seda, et kõik need tegemata jätmised, mida sa nüüd praeguses kümnendis, ütleme siis niimoodi, et seal, kus sa oled, et need tegelikult hakkavad nüüd nagu rolli mängima selle koha pealt, et milline see nahk on nüüd nagu järgmisel kümnendil ja nii edasi. Ehk siis, et 20-selt me loome tegelikult selle kauni naha 30-ndatesse, 30-ndatest 40-ndatesse ja nii edasi. Millest naha tervis sõltub? Tegelikult see naha taastumine, uuenemine, paranemine, selline see glow on ja mis, kuidagi see on loomulik nagu selline sära ja klaar mulje, millest see tegelikult sõltub? See sõltub naha jaoks uuenemise seisukohast, nagu saada olevatest toitainetest. Keha üldisest sellisest terviseseisundist ka. Ehk siis Helle, et kui sa täna tunned, et võt mul naha seisukohand tasandilt on mõnes mõttes nagu hea, siis justkui nahk on üks organ. Täpselt samamoodi nagu Max Kopseneerud põhimõtteliselt, vahet ei ole. Ta lihtsalt on väljaspool ja me näeme teda. Teiste nagu elundite osas me peame nagu kasutama kas invasiivseid metoodikaid, et minna konkreetselt kõhuõõnes neid uurida on ja, või siis nagu lihtsalt nagu eeldada, et need markerid ja need markerid annavad viite, et ta on kuidagi võib-olla natuke hädas iseendaga. Nahk on hästi vahetu. Ja kui su keha reaalselt on nagu mingites teistes, nagu ütleme, toitumise osas on nagu hästi, liikumise osas on hästi, et kõik sinu päevad ei möödu nii-öelda tuimalt arvuti taga, mida see tähendab, et lümfisüsteem töötab, on ju, et su lihaskond liigub kogu aeg, et nagu detox nagu nii-öelda töötab. Toitumine on nagu, ütleme siis nii-öelda, pigem nagu nii-öelda teadlikum, ma isegi kasutaks sõna tervislik, sellepärast, et see on hästi mitmeti mõistet, vaid teadlikum, on ju, et see annab juba hästi hea vundamendi, selle koha pealt, et ka nahal on uuenemiseks toitained olemas. On piisavalt unetunde, on ju, on piisavalt veejoomist, on ju, ei liialda mingisuguste, ma ei teagi millega, ükskõik millega ei liialda, on ju, kõik on nagu nii-öelda optimaalsed, siis nahk tegelikult näitab seda parema meelega välja ka. Võib-olla see oleks nagu see, võib-olla see seose koht. Aga ma arvan, et tasub meeles pidada seda, et see, mida sa täna teed, selle tulemus sa tegelikult näed kunagi hiljem. Ja kui palju on neid naisi, kes avastavad ikkagi 50-ndates või 40-ndate teises pooles, et tegelikult see mitte millegi tegemine ei ole pikas perspektiivis ikkagi väga vilja kandnud. Et nad tegelikult siis ei tunne ennast enam hästi, aga küsimus on lihtsalt selles, et milline on sinu naha uuenemise, taastumise, paranemise võimekus, kui sa tahad seda nüüd nagu nii-öelda putitama minna. Et sama on ju autohooldusega, et lihtsam on käia ikkagi kogu aeg regulaarselt teda nagu korras hoidmas, et tal ei tekiks mingisuguseid suuri rikkeid, kui et minna pärast siis seda kokku jooksnud mootorit vahetama. Oluliselt ebamugavam, kulukam.
Mhm. Kas see, sa ütled no, seda, et milline mu nahk on praegu või kui palju, kuidas ma sellest täna hoolitsen, on ju, mõjutab seda, kuidas ta 10 aasta pärast on. Kas see on siis seotud sellega, et kuidas sa seda nahabarjääri siis põhimõtteliselt kaitsed, putitad, nii-öelda hooldad, et see siis või kui mul on see hooldamata just see nahabarjääri osa, et siis see on see, mida ma võib-olla 10 aasta pärast mõtlen, et no kurja oleks võinud nagu seda Helle podcast'i nagu kuulata. Täpselt nii. Noh, hea näide siin tegelikult on just nimelt see kaitsemise pool tegelikult. Sellepärast, et millest võib-olla nagu kõige enam, mis naistel kipub nagu liiga tegema ja mida tullakse kurtma ka kabineti formaadis või konsultatsioonide foonis, et noh, üks asi on see, et ma töötan hästi palju selliste punetuse fooniga, on ju. See on nagu, noh, et nahk on jõudnud nii kroonilisse, nii tugevasse põletiku seisundisse, et see selline ütleme, selline madalatasemeline põletik on juba läinud ägedaks üle ja ta enam ise ei taandugi ära, on ju. Et see on nagu üks probleem. Teine teema on siis selline pigmendilaikude pool näiteks, mis on konkreetselt seotud sellega, et sa ei ole oma nahka kaitsnud, sellepärast et UV-kahjustus nii-öelda kiirgusena on kumulatiivse mõjuga. Ehk siis sul on antud selline ilus tass või karikas ja iga päikeseline ilm, kui sa selle nina sinna nii-öelda selle sooja päikse poole paned tegelikult, ja täna tuleb arvestada hoopis ka tegelikult selliste valguskiirgustega, mitte ainult UV-ga, nagu niiviisi. Ehk siis, kui see karikas on täis saanud ja hakkab muutuma see nahk laiguliseks selliseks, kuni selliste, noh, ütleme, paar tedretähni kõlab võib-olla nunnult, eks ju, aga kui sul on nagu põskede peal siin ikkagi suured laigud või tekivad vuntsid ette, niiviisi, noh, et noh, see on juba miski, mis tegelikult nagu väga-väga enesekindlust häirib. See häirib seda, kuidas ennast muudes eluvaldkondades teostama hakkad, kui julge sa oled, eks ju, kas sa lähed nagu rahuliku südamega ilma meikimata välja või sul hommik algab sellega, et sa istud 20 minutit vannitoas ja mõtled, et kuidas ma nagu, noh, ennast nagu kaubanduslikuks teha, eks ju. See mõjutab tegelikult hästi palju elusid, kuni selleni välja, et noh, millist pidevat ebamugavust võib mõjutada see, kui sul see nahk, mis peaks olema selline siidine, sile ja pehme, seda enam ei ole. Et nii kaua, kui see nahk sulle tundub katsudes tegelikult ongi sile, ta peale pesemist ei kisu, sul ei ole tunnet, et peale pesemist, et noh, nahk on nagu niimoodi kokku tõmmatud, et noh, et nii kui sa suu lahti teed, et noh, siis käib nagu krõks, on ju, prõgiseb, on ju, et mõnel juhul, noh, mõnel prõgisebki, on ju. Et nii kaua, kui noh, neid kohti ei ole, siis tavaliselt selle peale väga ei mõelda. Et suurem osa on väga teadlikke ja mul on selle üle nagu väga hea meel, aga kahjuks nagu näha on ikkagi seda, et pigem enamus nagu ei mõtle sellest kui väga olulisest rollist. Enne seda, kui nad tunnevadki, et väga-väga ebamugav on. Ma tahaks natuke rohkem sellest nahabarjäärist teada, et mis on tegelikult meil või nagu vaja sellest teada. Et ma olen kuulnud jutte, et sellel on nagu väga, ma ei tea, 6 erinevat mingit tasandit või mingit asja, mida me peame teadma. Ühesõnaga, ma tegelikult, nagu sa saad aru, ei tea sellest väga midagi, et aga mis meil on tegelikult naistele oluline sellest teada? Nendel, kellel ei ole midagi väga probleeme, aga tegelikult nendel, keda sa juba ütlesid, on ju, et kellel on juba mingid konkreetsed nagu tugevamad nahaprobleemid. No nahabarjäär, mis asi see üldse on? Võib-olla oleks nagu kõige lihtsam nagu alustada, et tegelikult on ta nii-öelda, ta koosneb nagu sellest, mida me näeme ja sellest, mida me tegelikult ei näe, aga mis omab ääretult suurt rolli selle osas, kuidas me ise ennast oma nahast tunneme, et missugune see nahk siis nii-öelda välja näeb või kuidas ta nagu funktsioneerib. Võib-olla nüüd, mis ülesanded tal on ja kui hästi ta suudab nendega hakkama saada, võiks nii öelda. Ehk siis, kui me naha peale mõtleme, siis me näemegi seda, et noh, nahk on nagu see, mida me näeme, tunneme, katsume siin, on ju. Nii. Et tegelikult naha pinna peal on selline nagu hüdrolipiidkiht, öeldakse selle kohta. Ta on nagu selline kaitsev, ma ei tahakski nagu öelda nagu rasvakiht, on ju, sellepärast, et kuigi seal on see lipiid sõna on sees, aga ääretult oluline on seal ka see hüdro pool, ehk siis ta on nagu niisutus ja lipiidid nagu segamini. Et hea näide, et kui kurdetakse, et nahk on hästi kuiv, võib-olla kiskuv, võib-olla ketendav, siis seal on nagu 2 probleemi koha peal. Sageli mõeldakse, et mul on nüüd vaja hästi rasvast kreemi selleks, et justkui see nahk nagu kinni nii-öelda või pehmeks teha, eks ju, ära määrida, et siis tundub nagu hea. Aga tegelik probleem on see, et nahk on niisutuse puuduses hoopiski.
Et pluss selle hüdrolipiidkihi sees on veel omaette kiht, mis on nagu soolastikuga ääretult seotud, on tegelikult see mikrobioom. Ja see mikrobioom on nahal olemas täpselt samamoodi, nagu ta on meil soole tasandil. Ja kõige toredam on see, et hästi tihedas suhtlemises omavahel. Aga selle nahakihi rolli seisukohast, et me ei taha seda, no kuidas ma ütlen seda, ühelt poolt sellest lipiidsest kihtist, sellest rasvakihist, mis naha peal nagu peaks olema, mis nahal on, meeldib öelda nagu kui sa nagu süüa teed, siis tuleb nagu hea näide, et kui sa teed nagu hautist hästi mõnusalt toiduga nii-öelda, võtad suure poti, paned sinna igast liha, paned sisse, keedad puljongi ära, siis paned sinna juurikad sisse ja kõik asjad. Et sul on nagu 2 varianti, kuidas seda keeta tegelikult. Üks variant on see, et sul on kõva tuli all, on ja kaan on pealt ära niiviisi ja vesi aurab sealt muudku. See on nagu hea näide sellest nahast, mille barjäär on rikutud, sellepärast, et tal ei ole potil kaant peal. See kaan, et see niisutus, see vesi, mis siin podiseb, on ja, nagu kogu elu ringi ajab, lisaks vereringele, on ja, sest tegelikult vee pool hoiab nahaga sellise nagu beebiliku, see on plampina, nagu pringina või, on hea sõna selline. Võt see kaan seal peal, et see niisutus sees püsiks, et nahk kuiva ei oleks. See on tegelikult see potikaan, nagu niiviisi, mida sul on vaja, et nii-öelda naha heaolu oleks nagu hea. Aga ilma niisutuseta, ei loe ka, ilma niisutuseta kuivab ja kärssab kõik põhja, siis ka ei ole see naha funktsioon nagu hea. Võib-olla see on see mõte, et mõlemat on vaja, nii niisutust seal poti sees on midagi head keeta, aga kaant on ka veel peale vaja, sest muidu vesi keeb ära. Et see on see pool, miks paljudel on kuiv nahk. Kas see niisutus ja see gaas, ütleme siis on ju, kas see gaas on midagi, mida siis need nahapakterid ja mikrobioom siis nagu loob või see tuleb kuskilt mujalt? Nahal on nii nagu üldse tegelikult, kui me räägime üldse rasvadest keha jaoks, nagu niiviisi, et on need rasvad, mida meie keha toodab ise ja need keha, nii-öelda, millega me saame ise hakkama. Meil on selle jaoks nagu justkui nagu leiame algmaterjali ja teeme valmis, et me ei pea kunagi selle jaoks poodi minema. See on nagu maal elajal on, maal elaval inimesel on oma aiamaa, on ja ta toob sealt oma sibula, on ja tema sibulat kunagi poest ei osta. Mul on salati olemas, nagu mul on sellega fine. Aga on teatud toitained nii-öelda või teatud rasvad, mida keha ei oska ise teha. Näiteks oomegarasvad on hea näide selle kohta, mis on põletikuvastased, eks ju. Et keha ei oska neid teha, tal ei ole selleks nagu vahendeid ja need me peame saama toiduga. Et tegelikult on lisaks nendele oomegatele, mida me saame toiduga, näiteks mis nahalipiidi seisukohast on hästi olulised, on lühikese ahelaga rasvhapped. Need on nüüd need, mis tegelikult valmivad meil mikrobiomi tasandil. Soolestikus hoopis. Ja selle allikaks, millest on tegelikult köögiviljad, juurviljad, puuviljad, marjad. On ju. Teravilja ei tahaks nagu rõhutada, et need töötavad nagu ka, aga teravilja armastus on natuke liiga suur eestlasel, et rõhutame neid asju, mida tavaliselt puudu kipub olema toidulaual. Ja kuidas need saavad köögiviljadest rasvad, see on nagu hästi huvitav minu meelest, et sul on nagu porgand, on ju, me teame porgand, beta-karoteen, hea jume, on ju, mõnus on ju, nahal on teda vaja. Aga miks teda vaja on, mõeldaksegi just nimelt, see on see A-vitamiin, on ju, nagu ongi beta-karoteen. Aga tegelikult selles sama porgandi sees olevatest kiudainetest kõhus olevad mikroobid, siis pisikesed bakterid valmistavad neid rasvasid, mis on sinu nahabarjääri jaoks. Ehk siis tulevad nagu selline, just kui esimene asi, mis pähe tuleb, aga tegelikult on palju sekundaarseid kasusid. Miks see taimne nagu selline mitmekesisus võib-olla on oluline. Et neid kiudaineid, prebiootikume, mida siis mikroobid ümber töötlevad, need on hästi erinevaid sorte, mida rohkem sa neid nii-öelda oma seedimisest läbi lased, seda kasulikum see sul on. Et see on võib-olla see üks väga suur alus, millega ma nagu ütleme nagu vundamendi mõttes naistega tegelikult töötan, et nende toidulauale tuua tagasi või isegi tagasi on kusjuures vale sõna, üldse tuua sinna see taimne mitmekesisus, mis neil tegelikult naha kvaliteeti nii tugevalt mõjutab. Eriti kui sa oled sellise kuiva, tundliku, õrna nahaga. Ja see on huvitav, et kui mina olen mikrobiotast rääkinud, siis ma olen seal alati toonud nagu igasuguseid asju, mida tegelikult need bakterid teevad, mida need lühikese ahelaga rasvhapped teevad, on ju, aga ma ei ole kunagi sinna toonud naha teemat. Et see on nii lahe tegelikult jah, eraldi veel ju kiht. Okei, siis on see kaitsev kiht, see esimene, on ju, et mille sees on siis mikrobiota, mis siis sealt edasi läheb, et mis veel on võimalik inimesel võib-olla tähelepanuta jätta, mis tegelikult võib mõjutada seda nahatervist? Vot, nüüd see nahamikrobiom on ju, see, mis keskkonnas ta seal elab, et see hüdrolipiidkiht, mis seal ütleme, seal nagu seda nahaga seotud on, see peab olema kergelt happeline. See on meie loomulik nii-öelda
nagu ütleme, loomulik selline funktsionaalsus ja sellepärast, et see iga nagu, kuidas öelda, nagu iga organism vajab mingit teatud keskkonda selleks, et ta tunneks ennast hästi, on ju. Et samamoodi nagu ise naisena vajad ka teatud keskkonda, et sa tunneksid ennast nagu turvalisena, hoituna, on ju, et sul on nagu hea kaaslane, et sul on soe kodu, on ju, selle kodus on kõik olemas. Et tegelikult me töötame keha tasandil erinevatel sellistel organismidel, kes meid nii-öelda abiorganismid, kes meid nagu toetavad, neil on samamoodi oma selline kindel keskkond. Et naha, see mikrobioom elab kergelt happelises keskkonnas. Mis toimub ka naistel näiteks, miks mingitest teatud vanuserühmadest edasi hakkavad nagu nahaprobleemid sagenema, et ma ise töötan kõige rohkem 40-ndates naistega, kes see on nagu kõige sellisem, see on nagu Ameerika raudtee, võiks nagu öelda, et kus sa nagu oled peale laste kasvatamisi ja maandud kuhugile teadmatusse ja siis hakkad iseendaga tegelema sellepärast, et keha annab märku, et sa ei ole muga ammu nagu üldse nagu minu peale fookust pannud, eks ju. Et nahk on see, kust ka väga paljud asjad siis välja tulevad. Aga ütleme sealt 30 edasi, 40 edasi, 50 edasi, naha loomulik happesus hakkab ise muutuma. Selle barjääri nagu nii-öelda ülesehitus, see happesus hakkab vähenema ja miks paljudel näiteks tekib rosaatsea sellises vanuses, on samamoodi tegelikult seotud selle naha mikrobiomi muutusega, sellepärast et nahk ei ole enam nii happeline. Kui nahk ei ole enam nii happeline, hakkavad mikroorganismid, mis tegelikult kogu aeg elavad naha peal, mikroobid nii-öelda, aga hakkavad siis nii-öelda nagu, kuidas öelda, nagu võimust võtma või rohkem koloniseerima seda nahapinda, need, kelle elutegevuse jäägid võivad nahale nii-öelda toksilised olla, mis käivitavad jällegi immuunsüsteemi. Et vaatad, oi, et meil on siin mingisugune jama naha juures, et meil on vaja sellest nagu lahti saada nii-öelda või tekitab mingisuguse ägestumise selle peale. Nagu neid ägestumisi ja selliseid immuunsüsteemi ärritajaid on palju, samal ajal nad on ka soole tasandil üldiselt olemas, siis tegelikult keha lihtsalt jookseb errorisse. See on see koht. Ehk siis naha pH hakkab läbi aastate muutuma ja sageli, mida ma olen märganud ka, muidugi see ei käi kõigi kohta, on see, et väga palju mingist sellisest vanusest muutuvad ka naised hästi terviseteadlikuks. Nad hakkavad ise igasuguseid asju valmistama ja käsitööarmastus tuleb ja tuleb käsitööseepide armastus näiteks võiksin siia juurde tuua ka. Aga seebiga pesemine, hea näide lihtsalt, mida tuleb palju ette, isegi kui see on selline ise tehtud, hästi tehtud või nii-öelda sõbranna kingitud, siis tegelikult see on üks asi, mis nagu naha seda loomulikku pH-d veel kiiremini allapoole toob, ehk siis tegelikult kaevab sulle endale nagu naha heaolu mõttes, teed nagu karuteene endale. Ehk siis sa võimendad seda muutust, seda nii-öelda happesuse vähenemist naha pinnal nagu ise, teed naha nagu aluselisemaks, ehk siis naha peal juba tekib rahutust rohkem, kui sa seda nagu seda tegemata jätaksid, et pigem jäta nahk pesemata, kui et peseta seebiga. Ma ei tea, kas nii mustvalgelt saab nagu öelda, et tegelikult kumbagi ei tohi teha, ma ei tohi nii rääkida, on ju. Aga et kui mõelda, et üks on halb ja teine on veel halvem, et mida nagu teha, et siis võib-olla see loomulik mingisugune räsukiht on isegi parem kui see, et sa üldse koorita täiesti maha ja seal mingisugune nagu barbarite selline pidu hakkab peale, et jah. See on nagu üks võib-olla selline dünaamika. Kas on midagi veel, mida sellest nahabarjäärist meil on oluline teada? Võib-olla on pidadagi meeles seda kohta, et kui sul ikkagi on see kuiv nahk, ketendav nahk, et ma tean, et see on hästi paljude nagu murekoht, eriti sügis-talvisel ajal, ega ka süda-suvel, kui ikkagi päike ja tuul, vahet ei ole, mis ajal ta on, kas ta on päike ja tuul või ta on külm ja tuul, eks ju, et see on hästi paljudele mureks ja et nagu võtta nagu omaks see mõte, et ainult rasvasest kreemist ei piisa, et tegelikult peab vaatama ka seda, et mis seal niisutuse teema nagu on ja kuiv nahk 6 tassi kohviga või 3 tassi kohviga päevas ka nagu päris hästi käsikäes ei käi. Ehk siis sellist kehasisest dehüdratsiooni, seda võib olla päris palju. Ka, et lihtsalt keha on veepuuduses ja nahal ei jätku. Nahk ei ole keha jaoks elutähtis nagu esimese prioriteedi organ tegelikult. Need esimese prioriteedi organid on meil kõik siin nagu natukene nagu südamele lähemal, võiks niimoodi öelda, eks ju. Et kui kuskil on midagi puudu, siis keha hoolitseb selle eest, et sul maks, neer ja süda oleksid nagu hüdreeritud, et nad töötaksid, et veri ringi käiks ja süda lööks. Aga mujalt tõmmatakse seda niisutust nagu ära tegelikult. Ma tahaks põgusalt natuke rääkida tegelikult kogu sellest punetusest ja sellest, kuidas tegelikult vaikne või siis juba päris korralik põletik nahal väljendub. Aga enne võib-olla, et nahabarjäär, ma kujutan, lihtsalt kuna ma ise
pidevalt nagu näen ja räägin sellest, kuidas tegelikult stress meie organismi mõjutab, siis kuidas stress mõjutab seda nahabarjääri? Ülitugevalt tegelikult, sellepärast et kust see stress või kust see need reaktiivsus seoses stressiga tuleb, et see on ikkagi stress ja immuunsüsteem, need on nagu omavahel hästi tihedalt seotud. Immuunsussüsteemi tasand on soolestiku tasand jällegi, et 2/3 immuunsüsteemi sellisest reaktiivsusest poolest tuleb nagu soolestiku tasandilt. Eriti sina, et kui kellel on võib-olla, ütleme, kui sul on palju näiteks autoimmuunteemasid nagu niiviisi, et kui neid on juba erinevaid ja neid muudkui nagu tundub, et juba erinevate nurkadelt muudkui nagu ka tuleb nagu juurde, et siis tegelikult jällegi me läheme soolestiku tasandile, et kust see võiks see juur nagu tulla, mida tugevdama minna. Aga mõte läks ära praegu. Kuhu ma juurde tahtsin? Üleüldiselt on ju toitainete kättesaadavus ja kõik on ju. Ja kus see stressi pool nagu alguse saab, see on nagu päris huvitav ja kuidas see nagu mõjutama hakkab nagu nahka. Ma ütleks, et kuni toitainete tasandini välja, selleni, et kuidas sa reaalselt suudad üldse ehitusmaterjali oma kehale pakkuda, et kui hästi su keha suudab toitu üldse seedida, missugune sinu nagu selline, nagu kuidas see toitumise, mis see õige sõna on nagu, kuidas üldse täna tegelikult enamus inimesi oma toidukordasid veedavad. Väga palju on autoroolis söömist, on ju. Su keha absoluutselt ei registreerigi ära seda, et sa sööd samal ajal. Nagu niiviisi, et puudub täielikult nagu selline, nagu kuidas öelda, nagu selline mõttega, nagu aju poolt juba nagu registreerida ära, ahah, me hakkame sööma, selline visuaalne tajutav reaktsioon, et ahah, okei, et suu hakkab vett jooksma nagu niiviisi umbes, et kehale anda märku, et ahah, et mingisugune toit on tulemas, et ole hea, teeme nagu need seedensüümid aktiivseks ja nii-öelda paneme seedimise tööle, see on otsa mõttes, et kui see toit lõpuks sinna jõuab, et seal on mingisugune meeskond, kes on valmis seda toitu nii-öelda edasi algosadeks jagama ja vereringesse paiskama, et sa tunneksid seda energiat, on ju. Et kuidas me kugistame toitu alla nagu autoroolis, TikTok'i scrollides, samal ajal telekat või uudiseid vaadates, eks ju, et sellel hetkel, kui sul üks amps on suus, sa juba kühveldad nagu teist kahvli otsa ja juba lükkad nagu järgmise otsa siia, nagu niiviisi. Et aga milliseks on meie seedesüsteem tegelikult ju loodud oma olemuselt, kui ma mõtlen nagu stressi ja fookuse koha pealt, tegelikult on loodud ju sisuliselt nagu praktiliselt vedelat toitu nagu töötlema, mitte selliste tükkidega, nagu kangidega nagu nii-öelda seda tarvitama. Et see stressifoon saab tegelikult naha seisukohast, ühelt poolt on see toitainetega varustatuse pool, on ju, et keha ei suuda neid toitaineid omastada, aga teine asi ongi see sama absoluutselt igapäevane argitempo, et kuhu, kui keha on pinge, sul on nagu tõsine pinge, on ju. Sul on kogu aeg tähtaeg on seljas, sul on lapsega mingisugused teemad, võib-olla oli abikaasaga või partneriga mingisuguseid ütlemisi, eks ju. Sul on arved vaja maksta, sul on nagu kogu aeg on midagi kuklas, nüüd on järgmine projekt, mis on vaja teha, eks ju, selleks kuupäevaks tahetakse mu käest seda. Sul kogu aeg nagu tiksub midagi siin kuklas, kogu aeg tiksub. Et täna meie keha ei taju sellist argielu stressi, kuidas öelda, nagu, ta ei tee nagu vahet, et see argielu stress on, et see on lihtsalt niisama mingid mõtted, mis sul peas on. Keha võtab need signaalid sarnase signaaliga nagu, ma ei tea, samal ajal peaksid nüüd kuskilt lõvi eest ära põgenema, on ju. Et keha ei tee vahet, et kas küsimus on elu või surma küsimus. Tema näeb, et see on surma küsimus praegu hetkel. Ja ta juba suunab kogu oma sellise energia, mitte sellest toitainete omastamise koha pealt, kuhugile mujale, eks ju. Et ta ei suuda tegelikult neid toitaineid omastada. Mis naha seisukohast see tähendab? See tähendab seda, et sul ei ole materjali. Et poolseeditud kujul jookseb kõik sul seedimisest nii-öelda või soolest läbi ja sul lihtsalt pole ressurssi. Või veel hullem, satuvad naha seisukohast sellised poolseeditud osakesed, nii-öelda erinevad sisuliselt keha jaoks toksilised ained vereringesse, vereringe kaudu naha nii-öelda alla kapillaarikestega ja sealt juba immuunsüsteem reageerib, et halloo, sul on siin mingi jama, siin ei peaks need ained üldse olemagi, et see on täiesti võõrad. Mis tekitavad väga palju nagu ütleme sellise stressi talumatust ja nagu seda kaskaadi poolt ongi tegelikult ju ka valkude pool. Et kui palju kehal on just nimelt valkudega erinevaid selliseid reaktsioone. Et aga samas nahabarjääri seisukohast, kui ma tulen nagu siiapoole jälle tagasi, on teatud nagu valkudest aminohapped üli olulised selleks, et nahal üldse mingisugust sellist paranemise lootust oleks, kui sa juba oled mures. Et kui palju tegelikult meil on vaja erinevaid toitaineid, nendest siis ümber töödeldud järgmiseid
nii-öelda osakesi, molekule, selleks, et kehas oleks see põletikuvastane, tervendav foon. Ja kui seda ei ole, kui rohkem ongi kogu aeg on see pinge ja sa ei leia päevas isegi nagu 5 minutit võib-olla selleks, et lihtsalt istuda, vaadata aknast välja, et kas päike paistab või imeilusti lund sajab. Et sul nagu absoluutselt sa oled kogu aeg nagu tempo peal, siis keha tajub seda, et sul ei ole praegu okei. Kui sul ei ole praegu okei, siis okei, valmistume põgenema. On ju, mitte ehitama, taastama ja ennast korda tegema ja ennast hoidma. Et see mõtteviis loeb hästi palju, et mida ma endale annan või ei anna. Ja seal on ju, kui me räägime stressist, siis stress, mis üks suurimaid asju, mis ta teeb ja mitte siis kohalolus rahulikult söömine on see, et ta pärsib on ju meie maohapet ja kui meil ei ole piisavalt maohapet, siis ei saagi ükski toitaine sellisel kujul ikkagi imenduda, et see on üks nagu algkohti üldse, kust kõik asjad alguse saavad ja ma ütlen alati, et kõige olulisem samm, mida sa saad enda jaoks teha, kui see ei ole sul juba täna tehtud, on see, et ainuke hetk, kui sa hingad rahulikult ja oled kohal, on see, kui sa sööd ja see on minu praktikas üks kõige raskemaid asju tegelikult, mida mis inimestel tegelikult harjumuste muutmises võib olla, on ju. Aga see ongi asi, mis võibki võtta aega ja see on väga okei, aga lihtsalt, et võib-olla teadvustada, et see on lihtsalt igatepidi väga oluline koht, et sa oleksid kohal, et sul tekiks maohapet, et sul üldse toitained imenduksid, on ju, kuni nahani välja. Et rääkimata siin sellest, et meil on ju vaja magada ka normaalselt, et kogu see une pool selle juures tegelikult ka, et keha saaks taastuda, et ma kujutan ette, et seal öösiti ka naha taastumise seisukohast toimub omajagu sel sügava une ajal. Jaa, täpselt nii nagu kogu keha taastumise seisukohast tegelikult, et millest see hea uni üldse alguse saab. Tegelikult, mis on need nii-öelda see lähtepunkt, kus see hea uni sünnib, et ega see une tulemine on sisuliselt ka ju biokeemiline protsess meie kehas. See ei ole mingisugune selline müstiline, et kott pähe ja magama, on ju. Et me peame tegelikult looma need eeldused. Üks asi on see, mis meid nagu väljaspoolt nagu ümbritseb, aga tegelikult ka sooletasand on hea unega üli palju seotud. Ta on hästi tugevalt seotud toitumisega, sellepärast et unehormoon, melatoniin, oma olemuselt on ju tegelikult soolestikuga nii-öelda rolliga samamoodi ja saab alguse hoopis valkudest. Sellest, et kuivõrd palju sa sööd selliseid nagu aminohapperikkaid, nagu trüptofaanirikkaid toitusid. Et siin on nagu minu üks suuri armastusi, mida ma väga palju söön, tegelikult on muna. Näiteks on hea näide, et muidugi trüptofaani allikaid on veel, on ju, et ei pea ennast nagu sellele pühendama, aga reaalselt, et isegi toitumuslikud puudujäägid, teatud ainete puudujäägid kuni siis selleni, et need mikroobid, mis su kõhus on, ei suuda neid ka seedida, nii et ei ole seda keskkond. Vaata, hea, et sa tõid selle maohappesuse välja, et see on ka selle nahahappesusega nagu hästi hea nagu võib-olla meelde jätta isegi seosena, et seda õiget sellist keskkonda vajame nagu keha sees, nii-öelda soole sees, kui ka siin, et hea meelde jätta, et nad on mõlemad nagu happelised, on ju. Aga et see toitumise foon tegelikult on üli oluline, absoluutselt kõige juures, mis sa teed. Et sa tead, et sul on ikkagi neid toitusid nagu toidulaual. Et jaa. Öeldakse, et juuste puhul on niimoodi, et kuna juuksed on keha jaoks täiesti ebavajalikud asjad põhimõtteliselt või kõik seal, nad on vajalikud nagu mingil määral kindlasti, sest kõik meie kehas on nagu vajalik, aga et nemad on siis need, et kui me oleme stressis, kui meil ei ole toitu, et siis nemad saavad kõige viimasena üldse mingit toitainet kätte ja selles mõttes juuste tervise pealt nagu saab väga palju teada inimeses toimuvast. Et kas nahaga on mingi sarnane asi, et ikkagist nagu kõik mingid muud organid pigem saavad ennem või nahk on ikkagist piisavalt oluline kaitsebarjääri nagu organ, et tema ikkagist saab nagu varem mingisugused toitained kätte? Ma arvan, et keha on ülimalt nutikas nagu süsteemi mõttes. Et ma arvan, et ta hoiab seda nahka nagu funktsionaalsuse mõttes täpselt nii korras, kui parasjagu tundub prioriteetne. Et kui ei ja just, et kui tundub nagu parasjagu nagu mõistlik ja kui ei ole otseselt sellist akuutset vigastust, et sa kuskilt kukkusid ennast katki või lõikasid ennast katki, et ta peaks sinna nagu eraldi ressursse suunama, ta tegelikult nagu otseselt tema nagu kuidagi tugevamaks ehitamisega nagu jooksvalt ei tegele, kui seal ei ole aktiivset vigastust.
see on ka hästi huvitav selline üks iluprotseduuride mehhanisme tegelikult, mida sageli tehakse. Noh, mina ise oma kabinetis palju teen näiteks sellised mikronõelumise protseduure, mis aitavad või õigemini nad annavad nahale signaali selliste kontrollitud, ütleme, mikrokahjustusega. Et kuule, kus sul on siin midagi viga, et tule tee mind nüüd nagu korda. Et me reaalselt justkui ei lõhu nahka, aga me nagu trikitame. Tule, ehita, eks ju. Et tänapäeval väga paljud iluprotseduurid, mida tehakse, tegelikult on selle mehhanismi peale üles ehitud. Ehk siis sa pead andma nagu konkreetse signaali, et tule ja tegele minuga. Aga muul juhul ta pigem on nii-öelda, ma arvan, et ta on selline teisejärguline. Kui me võtame et juuksed siit veel edasi, on ja juukse juuresipuled, millest tegelikult ju nagu toitained juustele tuleb, kus ju juuste ilu tuleb. Et noh, kui juba nahale väga palju ei anta, et siis ilmselt jäävad juuksed üldse ilma. Noh, see on nagu veel järgmine aste sealt nagu nii. Ma arvan, et on juustest natuke eespool. Aga kui me võtame muid elutähtsaid asju, siis nii kaua, kui su nahk on nagu füüsiliselt ei ole otseselt nagu üdini puru, siis tegelikult läheb fookus kehal mujal. Ja. Meil on päris palju tööd seespool. Ja ma ei olegi sellele mikroniidlingule ju niimoodi mõelnud, et tõesti, et siis ju rohkem neid immuunsüsteemi neid tegelasi ju siis saadetaksegi tegelikult ju siis nahka, on ju, et sinna uuesti rakke ehitama hakata ja see on väga põnev. Ma vaatan, et see aeg lihtsalt lendab nii tugevalt ja ma tegelikult väga tahan jõuda nagu natukene rohkem selle soolestiku ja põletiku ja selle poole peale, sest et ongi kõik psoriaas, rosaatia on ju, et kõik sellised, ka tegelikult ilmselt dermatiit ja kõik nagu sellised, et need on nii tugevalt ikkagi seotud selle põletikulise seisundiga, mis me teame, et jämesoole ümber on ikkagi kõige rohkem meil neid immuunsüsteemi on ju rakke, et mida sina oled avastanud siis selle soolestiku mikrobiomi ja sooleseina paksuse ja kõige selle mitmekesisuse ja selle osas, et kuidas see siis nahatervise ja erinevate nende nahaprobleemidega seostatud on ja mida teadus on avastanud kõike selles osas juba? Tegelikult needsamad kõige sellised, ütleme, tugevama põletikufooniga kõik need iidid ja nii-öelda põletikufooni haigused, et need ikkagi seostatakse kõige rohkem võib-olla selle lekkiva soole probleemiga. Et kus lihtsalt sinu sisemine torustik on natukene meenutab pigem sellist sõelapõhja ja ained, mis sugugi ei peaks kehasse ringlema pääsema, seda teevad. Ja siis kaskaadina nii-öelda kogu seda, kuidas öelda, neid ärrituse reaktsioone, kuni siis nende erinevate ekseemi vormideni, laikudeni nahal välja toovad. Ehk siis, kui me rääksime selle barjääri nagu tugevuse mõttes väga palju sellest, nagu ütleme sellest lipiidide poolest, mida keha peab nagu tootma, on ja, et siis siinpool on sellist nagu mürgiseid mehhanisme keha sees, mis keha just mürgitavad ja kogu aeg nagu võimendavad rahulolematust. Neid on nagu hästi-hästi palju, mida võib-olla kõige rohkem välja tuuakse. Mida ma ise näen, mida nagu, ütleme, kiputakse selle nahamure kontekstis ise nagu tegema kodus, on tegelikult keskenduma just nimelt nendele piirangutele. Ma jätan selle ära, vaatan, mis siis saab. Täna on popp jätta nisu ära, mida nagu nii võiks ära jätta, aga et ma jätan selle ära, aga kõik muu jääb nagu samaks, võrdlen ennast jälle teisega, tundub, et teen natuke paremaid valikuid, olen tervislikum. Et huvitav, miks see nahk siis nüüd korda ei saa. Et mina alati nende sellistele piirangutele keskendumise kõrval, või ütleme siis teatud piirangud ikkagi nagu, kui keha on hästi reaktiivne, üldiselt on mõistlikud, et on asju, mida saab teha sellise nagu laiema põhjaliselt, et enamus inimesele see soovitus oleks mõistlik ja on soovitus, mida tuleb teha tegelikult ikkagi personaalselt, ehk siis vaadata nagu testidega, mille osas sinul on tundlikkust, on ju, mis ainete osas sul on puudujääke, on ju, milliste toidugruppide osas sul on nagu puudujääke. Et teen ise ka ju nüüd nii-öelda soolestiku sellist metaboloomika analüüse, kus tegelikult ongi näha konkreetselt, kui palju on sinu toidulaual täna taimset mitmekesisust. Aga just nimelt vaata jõuda tagasi, et inimesed piiravad ennast ise ära, aga ei mõelda selle peale, mida nende toidulaual puudu on. Ehk see toitainete nagu see depoo pool, mida ma juurde peaksin tooma. Et just kui piiratakse ennast nagu tsükliliselt. Ma nüüd piiran need asjad ära, nii kehal tekib mingi auk. Nüüd ma piiran järgmise asja ära, tekib järgmine auk. Siis ma piiran seda, katsetatakse nagu selles, ma natuke proovin seda ja siis natuke magusat ja siis võtan piima ära ja siis teen nagu seda ja siis ma proovin, et ma söön natuke rohkem ainult nagu, ma ei tea,
tatart ja juurikaid on ja vaatame, kuidas on, ehk siis jäetakse ennast kogu aeg nagu erinevatest toidugruppidest ilma. Ja tekitatakse tegelikult väga suured nagu süsteemsed puudujäägid. Ja siis imestatakse, et oi, et mul ei saa nagu korda midagi. See on nagu hästi huvitav mehhanism, et mida ma ise olen näinud klientidega, et kui tuua nad natukene, ütleme nagu sellise külluse režiimile hoopis, et ära keskendu sellele, mida sa ei tohi, vaid sellele, mida sul on eluaeg puudu olnud. Ja hakkame seda tagasi tooma. Mitte isegi jälle vale väljend tagasi tooma, hakkame seda üldse sisse tooma. Sellepärast, et füsioloogilisel tasandil saad üles ehitatud teistmoodi. Et kui me läheme kuni raku tasandini välja, et mida keha vajab. Et tänapäeva toidupood on sellest natukene kauge. Hästi huvitav oli ja ma nüüd just sirvisin üks päev mingisugust ajalehe artiklit, kus toodi siis välja erinevate perekondade nagu kulud toidugruppidele. Hea näide, seal oli köögiviljade kulu kuni 4% oli keskmiselt toidulaua nagu kulu perel. Alkohol oli 4%, samamoodi maiustused olid ka 4%, umbes nagu alla 5% kõik nagu niiviisi sarnases rühmas. Et kui me paneme nüüd selle, ma vaatasin, et ma pean sellest ilmselt kohe midagi jagama nagu selle vaatamise koha pealt, kus analüüsiti, äkki see oli Selveri mingite ostukorvide analüüside mingi põhjal tehtud nagu. Ehk siis, et reaalselt see Tai tagurpidi selline tegelik Eesti toidupüramiid, et see ongi täiesti reaalne, millist nagu toitumise fooni peetakse. Ja ütleme nagu keha optimaalsest küsimusest, ma ei räägi üldse naha seisukohast samamoodi, et see on nagu tegelikult katastroof. Sealt tulevad ka need kroonilised probleemid. Ja mina olen ka peamiselt ikkagist näinud neid, mis viitavad lekkivale soolele ja teine asi, mis on histamiini reaktsioon, et mis tegelikult on ka ühelt poolt see, et väga tugevalt, et kas sul on neid baktereid seal soolestikus nii palju, kes ise toodavad histamiini ja siis sa veel sööd neid histamiinirikkeid toite sisse ja sul tekivad kõik need nahareaktsioonid ja teiselt poolt, et sul ei ole neid baktereid, keda sa pead toitma, keda on oluline toita, kes tegelikult aitavad selle histamiini reaktsiooniga toime tulla, sest histamiin on väga vajalik reaktsioon meie kehas, aga lihtsalt ongi täpselt see, et seal võib ka juhtuda see, et siis ma jätan kõik histamiini rikkad toidud ära ja üldse ei toogi neid tagasi ja samal ajal ei tegele sellega, et kuidas ehitada keha niimoodi üles, et ta tulevikus saab hakkama vähemalt mingis koguses nende histamiinirikaste toitudega, et seal on nii palju erinevaid neid kihte ja need kõik seisundid on hästi erinevad, aga mis ma hakkasin mõtlema on see, et lekkiva soole puhul tegelikult ju öeldakse ka seda, et kogu aeg, kui see immuunsüsteem aktiveerub, siis läbi selle, et sealt jõuavad osakesed sinna soolestikku, mis ei pea jõudma, siis tihtipeale on ju keha see on vale väljend, aga et inimesed saaksid aru, et siis rünnatakse mingit seda organsüsteemi, mis on kõige nõrgem. Et nagu see saab kõige esimesena pihta siis on ju, et kui see kogu aeg see immuunsüsteemi aktivatsioon on üleval. Et kas seal on jällegi see, et kui nahk on see, mis saab kõige nagu kergemini pihta või nagu saab kõige suurema löögi näiteks siis ütleme rosaatsea näol või sa ütlesid ennem, et mis on ka sinu üks suur fookus on ju see hooaeg, et tuua inimesteni kogu seda punetuse ja seda teemat, et kas see tähendab ka seda, et seal on ikkagi mingid nagu kihid veel nagu juba nahas kahjustunud, et siis see on see organsüsteem, mis kõigepealt pihta saab, jah? Jaa, kusjuures vaata, tegelikult need põletikud löövad inimestel tegelikult kehades välja erinevates kohtades. Selles mõttes, et see on lihtsalt, et naisel, kes on või ka mehel, kellel on täna see punetava naha probleem ja selline põletiku teema näol, see on lihtsalt tema nõrk koht. Teisel on valutavad põlved või tal on seljas kogu aeg närvivalud, eks ju, või tal on pidevalt põiepõletikud, eks ju, et tal on nagu oma mingisugune selline nõrgalüli koht, millega just kui keha püüab tähelepanu juhtida, et ole hea, mul tegelikult on natuke abi vaja, et ma enam hästi ei saa hakkama ja ma annan sulle sellest nüüd nii kaua märku, kuni sa aru saad. Ma palun alati oma klientidega koostööd alustades tegelikult olla tänulik, et sinu mure näitab sulle ennast nii vahetult. Ja sa lähed lihtsalt peeglisse ja su keha ütleb sulle kohe, et mul on abi vaja. Et palju lihtsam on ignoreerida probleeme, mis teistele välja ei paista. Ja mida me ise ka saame nagu ära peita, ka kehapealsed ekseemid, miks psoriaas on hästi nagu selline nagu tabuteema isegi natuke, sellepärast, et väga palju saab teda ära peita. Tõmbadki ennast kurguauguni kinni ära ja kui vaja on, võtad varrukad ka natuke pikemad ja et ta nagu ei paista väga välja, ujumas ei käi ja
ja noh, sõpradega saunaõhtul jätkad ka sauna minemata, istud eesruumis, lobised, on ju. Et noh, et seda on nagu võimalik peita. Aga tegelikult selliseid haigusi, ka nahahaigusi, neid ei peaks sugugi normaliseerima. Et see, et neid on palju ja mitmed on nendega, nii-öelda paljud on sellega hädas, see ei tähenda, et see on normaalne. Et sellega peab tegelema. Et ma tean, et me ei jõua siin tegelikult nagu väga süvitsi selle põletiku ja soole teemaga nüüd nagu väga detailidesse minna, me puudutame natuke siit ja natukene sealt, et kui tohib, Helle, ma tutvustan korra ühte seminari, mis mul nii-öelda on selle teemaga. Et ma olen salvestanud tegelikult täiesti eraldi sellise tundliku ja punetava nahaga teemaga seminari, kus ma just seda põletiku telge, sellist sooletasandi telge püüan sulle siis võib-olla lihtsate näidetega lahti seletada, et millist rolli see tegelikult selle naha fookusega mängib ja et kus on need kohad siis võib-olla, mis on jäänud tähelepanuta ja et kuidas seda nagu hakata vaikselt samm-sammult lahendama. Et kui see sind huvitab ja sa tahaksid seda näha, siis mine ole hea punetus.nahaspetsialist.ee ja sa saad selle siis nii-öelda seminari endale ilusti emailile tellida. Ja kindlasti, kui sul on kindlasti seal kodulehel ju veel huvitavat ja olulist materjali, et igal juhul tasub minna nende teemadega süvitsi, sest tõesti ma vaatan seda kella ja mul on nagu niimoodi, et me ei jõua mitte muffigi rääkida, et see ongi niimoodi nagu hästi selline pinnapealne, aga samas, et inimene oskaks üldse kuskilt vaatama hakata, on ju. Et üks küsimus, mida ma kindlasti tahtsin ka küsida, et kas inimesel on ka kuidagi võimalik aru saada, et kas, et kui ma vaatan oma nahka, siis mis viitab põletikule nagu sisemuses toimuvale ja seal mingisugusele errorile ja mis viitab sellele, et mul siin lihtsalt nagu nahabarjäär või see katel või see nagu gaas ei ole nagu piisavalt hea. Või see on nüüd küll hea küsimus. Et kui ma mõtlen selle peale, et peale pesemist, kui sa tunned, et nahk on kiskuv, see on see kergelt lõhenemise tunne niimoodi, et ülim ebamugavus on ju, kui su nahk kipub ikkagi pidevalt ketendama, tulevad, vahest on siin suu ümbruses, kellel on siin nina ümbruses mingid ketenduse foonid, et ka keha peal, et see võiks olla nagu see märk, et kus tegelikult nahahooldusega juba on võimalik mingisugust sellist mugavustundesse nagu minna, et ütleme siin kuivusketendus. Kui ikkagi juba on sellised ootamatud reaktsioonid naha peal, kui on rohkem näha punetust, siis tegelikult ma seoks selle juba tugevamalt ikkagi kehasisese põletikuga. Sest punetus, ta on põletiku ilming, eks ju, ja kui ta juba on nagu nahapinnale välja jõudnud, siis ei ole ta enam ainult madal põletik, vaid ta juba läheb nagu ägedaks, eks ju. Et see on nagu see pool võib-olla, mis nagu tähelepanu nii-öelda seespoolt hakkaks nagu vajama. Kui nahahooldus, ütleme, siin võib olla see, et võivad olla mõlemad asjad paigast ära. Aga võib olla ka, et ainult üks on ju, et seal on nagu nii palju neid, nagu, mulle meeldib nagu öelda sellest naha tervise koha pealt, nagu, see on nagu selline 1000-tükine mõnus pusle, ma olen eluaeg puslesid armastanud, väiksest peale juba, mul ema võib öelda, et tunnistada, et me hakkame lihtsalt sellist, ütleme, naha nagu tervise kaardistamisel, Helle, sa ilmselt teed oma töös ju tegelikult täpselt seda sama, me hakkame lihtsalt ühe tüki kaupa neid nagu ümber keerama ja vaatame, et mis asi kus kohas peaks olema. Et paneme kõigepealt mingi raami paika, mulle meeldib need ääred alati esimesena ära teha, paneme selle raami nagu selgelt paika ära ja siis me läheme need pisikesi tükikesi sealt seest vaatama. On ju, et mis on sarnase tooniga võib-olla mingi teise nurga alt, on ju. Et tegelikult käib selle naha tervise ja üldse tervise kaardistamine ja kuhugile nagu järgmisele tasemele viimine täpselt samamoodi. Et ühel võib olla üks mõjutaja, hea näide oligi see sama histamiini teema, mille sa tõid tegelikult, et mida just punetuse teemaga hästi palju välja tuuakse, et seal on nii palju erinevaid tahkusid, et lahendame puslesid. Sest tegelikult ju ka kuivuse ja soolestiku mikrobiota vahel võib olla nagu seos, on ju, et see on see, millest on ju, me varsti koos ühises väljakutses on ju osaleme, et siis sina ju räägid sellest teemast seal, et meil on tulemas siin Kristel Tuuli vedamisel biohackimise väljakutse ja minu teada sinul ongi täpselt see kuivuse ja mikrobiota teema selleks. Jaa, ma tulengi tegelikult rääkima, esiteks ma olen nii põnevil, ma jagaks võib-olla seda nagu, see on nii põnev selles mõttes, et üleüldse see koostööprojekt minu jaoks Kristeli Hellega, see on nagu täiesti magic, kui satuvad kokku inimesed, kelle silmad säravad, kui nad saavad nagu
nagu veits sellist nohiklikku värki teha, nad saavad süvitsi mingit detailidesse minemise teekonda jagada nendele, kes võib-olla on nagu natuke alles nagu tunnevad uudishimu, et mis see enda heaolu ja optimeerimine selline on. Esiteks, see on nagu nii põnev. Aga ma tegelikult väljakutsel tahangi jagada seda, et miks ikkagi mõnel kreemitamisest ei piisa. Selleks, et selle naha kuivuse ja sellise ebamugavustundlikkusega hakkama saada. Ja puudutan seal tegelikult, lähme natukene rohkem süvitsi võib-olla isegi sellistesse soolestiku tasakaalu teemadesse, mikrobiomi, räägin detailsemalt kindlasti sellest metaboloomikast, on ju, mis on täiesti omaette see, ehk siis mitte see, kes meil seal kõhus elavad, vaid tegelikult mida nad keha jaoks teevad, on ju, et me ei ole nagu, kuidas öelda, et lihtsalt teadmine, et mul on puukuuris puud talveks, see ei ole ju nagu see sama teadmine, et mul on tuba soe, ehk siis need puud nagu on midagi teinud, et see metaboloomika on selline võib-olla biohackimise formaadis ka selline võib-olla uuem temaatika, muidu kogu aeg kaardistati nagu neid mikroobe seal kõhus, on ju, et tehti nagu kaarte selliseid, on ju. Et puudutame natukene seda ja kuidas siis võib-olla sügavamalt ikkagi see tundlikkus, punetused, võib-olla kuivuse teemad on immuunsüsteemi signaalid, on ju, mida sealt nagu välja saab lugeda ja ei saa midagi teha. Ma selle une teemasse pean ka ikkagi minema, sellepärast, et see jookseb sinna soolestiku tasandisse ja ma näen, et naised on nii hädas selle une kvaliteediga. Ehk siis ma puudutan tegelikult, kuidas see seedimine, uni ja naha nooruslikkus ka omavahel on seotud. Et seal on päris nagu mitmeid mehhanisme, et miks me peame nagu ka tegema neid vundamendi asju korda ja siis vaatame seda näohoolduse poolt ja kui näohoolduse pool on korras, et miks me peame ikkagi sügavamale ka minema, et ma püüan seda loogikat, et seda mitmetahulisust, seda teemantit, iluteemantit natukene nagu lahata, et ma ootan põnevusega. Helle, mida sina seal nagu? Ja esiteks ma tahtsin öelda, et täpselt samamoodi nagu see podcast on ka see väljakutse tasuta, et siis tõesti siin me tõesti ei jõua on ju kõik teemasid, et keda huvitab see punatuse teema on ju, Kaia juba jagas, et kus seda infot saab edasi uurida ja siis täpselt see kuivuse ja kogu see mikrobiomi teema, et see tegelikult täpselt samamoodi täiesti tasuta ressurss, mis sul on, et tule kindlasti kuulama, sest mina ja siis Kristel, meie siis täiendame Kaiat hoopis teise külje alt, aga samas see kõik on hästi oluline tervik, et me selles väljakutses räägime vereanalüüsidest, et just täpselt see, et kuidas see läbi vereanalüüsid, mis vereanalüüsid üldse võiksid olla sellised, mis näitaksid üldiselt, kuidas su kehas asjad on, mida nii-öelda kaua tervena elatud eluaastad on ja mida nemad vajavad sealt vereanalüüsidest, et kuidas üldse neid vereanalüüse tõlgendada, mitte siis lihtsalt referentsväärtuste vaates, vaid see, et aru saada, kuidas keha nagu tervena toimib, on ju, et see väljakutse iseenesest tuleb juba väga kasulik ja tõesti tasuta on ju, et ma hästi kutsun kõiki sinna kuulama, et ja noh, nagu sa ütlesid ka, Kaia, siis tõesti ma olen ka lihtsalt mega excited sellest nagu kolmikust, et sest meil on juba üks biohackimise kursus ära olnud ja meil tuleb ju see ka uuesti, et seda ka, kui ma ikkagi tervikuna vaatasin, siis see on ikkagi üli äge, et noh, eriti naisena sa juba täna tõid Ünni siia sisse selle, et kui meil siin hormonaalsed muutused on, kui me hakkame vananema, meie kehas hakkab toimuma korralik pidu, on ju, millest me ei pruugi üldse aru saada, mis pidus on ju, mis muusikat siin mängitakse, kas mulle meeldib see muusika, et siis ja seal kursusel tegelikult, ma ei tea, kes tahavad väljakutsest minna veel sügavamale, sest mis biohacking on ju, see on põhimõtteliselt seesama, millest Kaia terve aeg on rääkinud, et on see, kuidas sa jõuad ju mingile tasandile, on ju, aga siis tekib platoo ette ja need, kes tahavad sellest edasi minna, et see on selline järgmise tasandi vaatamine enda tervise vaates, on ju, et siis see kursus ongi selline, mis on põhjalik, pikk, Kristel vaatab seal omi teemasid, keskkonnateemat, on ju, suutervist, mis ta seal kõik jagab, mina räägin hästi palju hormoonidest, Kaia on ja mida sina täpsemalt seal kursusel ette võtad? Programmis me läheme tegelikult naharutiine üle vaatama, ikkagi nahahooldusrutiine. Minu roll on seal just nimelt selline fookusravid ehk kui sul on pigmenditeemad, kui sul ongi ikkagi see nahabarjäär nii-öelda rikutud justkui mingitel X-faktoritel, et kuidas seda nii-öelda nahahoolduse poolt paika teha, et lähme 30-ndad, 40-ndad, nii-öelda 50+ ja nii edasi, et seal on igal on omad nagu nüansid, et mis vanuses, millised nagu toimeained, millised rutiinid on tegelikult mõistlikud, millal tuleb anda nahale aega
kohaneda sinu uute muutunud eesmärkidega, kui sa lähedki mingisugusele sellisele, püüad järgmisele tasandile jõuda, eks ju, et esteetilises pooles on ju, nagu energia pooles kõiges, et sa pead nagu mingisuguseid asju kaardistama, hakkama vaikselt minema, eks ju, et kuidas seda nagu nii-öelda neid rutiine luua endale, nagu iluplaaniks võib-olla isegi võiks öelda. Ja et selles mõttes väga, väga äge asi, mida naine sealt saab, sest kõik on hästi personaliseeritud, on ju. Mina täpselt samamoodi ju vaatan seal konkreetselt sinu sümptomaatikat, on ju, sinu vereanalüüsi, on ju. Sina seal võtad kõik asjad ette, toitumised, kõik asjad on seal nii ilusti kaetud. Kristelil on seal omad testid ja hinnangud, mille alusel tema seal tagasisidet annab, et tõesti nii äge, et me saame Kaia seal ka koostööd teha, et kes nendest asjadest huvitatud on, kas sellest tasuta väljakutsest või programmist, et siis need sa leiadki kristeltuul.com ja kui sa selle kursusega oled huvitatud liituma, siis kasutades koodi terviseprogressi, siis saad sa ka terviseprogress, siis konkreetsemalt saad siis 100 eurot soodsamalt seal ka osaleda. Aga tulles nüüd tagasi meie teema juurde, siis kuna aeg on tõesti niimoodi, et me peame hakkama lõpetama, siis Kaia, kas midagi sellist, mis tegelikult sa väga-väga tahtsid täna öelda või tahad veel öelda, on ütlemata jäänud? Ma tegelikult tunnen, et me katsime päris palju, et võib-olla väike üleskutse ongi, ole uudishimulik. Lihtsalt ole uudishimulik, et kui sa täna tunned ennast oma nahas hästi, siis ole uudishimulik, et kas see magusaisu, see õhtune väsimus, mingisugune tujukus, mingisugune tahtmatus asju ära teha, kõik see, mis tegelikult seda naise vitaalsust nagu mõjutab, et kas seal on veel midagi, mida sa teha saad. Olgu see siis koostöö ühe, teise või kolmanda mentoriga, kes tegelikult oskab sulle näidata neid kiirteid, mida sa üksi pusides infokülla sees nii-öelda helpides ja nii-öelda ringi ujudes, et see nagu võtab nii kaua aega, et mingile heale tulemusele jõuda. Et ma näen seda, et kellegi teise, kes on natukene eespool nendes teemades, kuhu sa ise oma uudishimuga nüüd jõudma hakkad, see on nii väärtuslik tegelikult, et kui sa saad oma mõtteid jagada ja sellele peegeldust siis saada, et mis võiksid olla need kõige kiiremad ja lihtsamad ja tõhusamad reaalselt nagu efektiivsuse mõttes kõige kiiremini tulemust andvad võtted. See on see, mis ma näen, miks kliendid tegelikult minu juurde tulevad, ilmselt ka Helle sinu juurde tegelikult, ehk siis uudista, kuula tasuta asju ja kui sa tunned tegelikult, et sa oled valmis nagu süvenema rohkem, siis tee seda. Ära jää ootama, sellepärast, et iga aasta, mis läheb mööda, iga kuu, mis läheb mööda, siis tegelikult hiljem sa seda ju tagasi ei saa. Tavaliselt, mida alati kahetsetakse, kui mingi aega mööda läinud ja sa võtad, ja sa siis nüüd midagi teed ja siis issand, miks ma juba varem seda tegema ei hakanud. Et ära nagu luba endale seda kahetsust nagu tulla, et kõikide selliste positiivsete muutustega, mis iganes sa teed, kas on sinu naharutiini mõttes midagi peenhäälestada, mõni tore protseduur, mida sa endale teed, mingisugune elustiili harjumuste muutus, mida varem, seda parem. Ma ise praegu mõtlen ka, et kui ma ei tea, kas on õige öelda, et umbes 50% on tooted ja see sinu ilurutiin ja 50% on siis see, mis sinu sees toimub. Umbes niimoodi, et mõlemad on naha vaates nagu olulised. On see niimoodi õige öelda? Ma nende protsentide osas ma täna tegelikult pigem olen veendunud 80-20. Okay, Pareto printsiip ikka kehtib, et 20% on see, mida sa tegelikult siit väljaspoolt mõjutad ja ülejäänud muu tuleb tegelikult ikkagi seespoolt. Et siis, et kui mina arvan, et mul tegelikult nagu on kõik siin hästi, et siis tegelikult mõtlen isegi, et tuleks korra ikkagi sinu juurde, siis sa vaatad päriselt seda mu nahka oma spetsialisti pilguga ja ütled, et kas tegelikult Helle sinu rutiin võiks olla siis siit väljaspooltki kas või natuke teistmoodist, ma usun, et sealt seespoolt ma olen juba piisavalt õppinud, et kuidas seda toetada. Et täiega ma olen ka hästi seda shortcut'i teed, sest ma käisin oma juukseanalüüsi tegemas, nii palju infot, mida ma ei teadnud, on ju, et iga kord on ikkagist nii, et kui sa lähed spetsialisti juurde, siis spetsialist ikkagist nagu teab seda oma niši ikka nii palju paremini,
Täiega julgustan. Uuesti, kus sinu kohta infot saab? Mis siis selline nagu üldinfokanal on või kus sind leiab? Minu koduleht on nahaspetsialist.ee. Ma arvan, et sealt sa leiad kõige laiapõhjalisemalt, kes ma olen, miks ma seda tööd teen, millised on minu klientide tulemused ja kuidas sa saad minuga töötada. Kui sa tunned, et vot see punetuse, sellise tundlikkuse, naha, selline natuke nagu murekohad juba midagi on, reaalselt sul on juba mure, siis võid esimese sammuna piiluda sinna punetus.nahaspetsialist.ee. Saad juba natukene nii-öelda struktuursemalt veel ülevaadet süvitsi sellest, mis me siin natukene puudutasime ja ega midagi ei ole öelda, et tule kindlasti väljakutsele. Ootame teiega. Aitäh sulle, Kaia, et sa tulid, nii põnev oli ja tõesti jätkuks vist juttu palju pikemaks. Aitäh sulle! Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Kui saade pakkus sulle väärtust, siis palun jaga seda meiega, jaga seda oma sõpradega. Nagu kuulsid, siis iga väike muutus tegelikult, mida sina ja sinu sõbrannad, sinu ema, sinu vanaema, sinu õde saaksid täna juba oma naha jaoks teha, nende keha ja enesekindluse kõik tänavad neid aastakümneid ka pärast seda. Nii et tee üks heategu ja jaga saadet ja mis siis muud kui järgmise korrani.